Nüüd juhtusin koridoris juttu ajama Eve Pärnastega, kes on väga pikaaegne erakonna liige ja Eve hakkas meenutama ka, et selles samas majas on toimunud RSP kongress. Et kas sa palun räägiksid meile sellest? Siin toimus RSP kongress või isegi 2 kongressi, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei, aga veel tähtsam on, et siin toimusid Eesti kongressi 10 istungjärku, nendest 2 olid 2-päevased, järelikult 12 korda on siin täissaal olnud isamaalisi inimesi. Selge. Ja sa oled ka juba pikaajaline erakonna liige, et sa oled käinud erakonna kongressidel aastaid ja aastaid, et kuidas sa kirjeldaksid tänase kongressi melu ja meeleolu? Tänane kongress, kõikidel kongressidel on minu arvates olnud väga positiivne ja hea meeleolu, aga sellel kongressil on ta eriliselt hea, eriline ühtekuuluvustunne, möödunud aastal oli see ka muidugi, aga sellel aastal on veel rohkem ja võib-olla minu jaoks lisab siin seda emotsiooni ka see, et Eesti kongressi istungjärkudega on seotud mul väga ülevad mälestused ja väga head mälestused, kusjuures Eesti kongressil niimoodi ühtne oli põhiliselt ainult esimene istungjärk. Pärast juba tulid nagu erinevad arvamused nii kõnedes kui milleski, aga täna on siin äärmine ühtsus ja see, et Martin sai kõik hääled, 100% hääletasid Martini poolt. See on minu kogemuses ja ma olen väga paljudel kongressidel käinud, see on minu kogemuses absoluutselt haruldane, et ikka mõni vastuhääl on või mõni erapooletu. Ja see näitab tugevust ja ühtsust ja õiget suunda. Et sina oled väga aktiivne üldse kõikidest erakonna üritustest osavõtja, et olgu need suvepäevad, talvepäevad, ka ringkonna koosolekud, et miks sinu meelest on need üritused kõik erakonna liikmele olulised? No sellepärast, et ma tajun teoreetiliselt, et ma kuulun suurde erakonda, eks ju, ja et mul on palju mõttekaaslasi, aga kui ma neid näen ja seal on väga palju mulle võõraid inimesi, aga kõik nad on ikka omad inimesed, et see suurendab ühtekuuluvustunnet ja see on absoluutselt hädavajalik. Aitäh sulle, Eve, et meil vist hakkab kongress uuesti pihta, et praegu siit lõpetame, aga südamest tänu, et sa meenutasid meile seda Eesti kongressi ja RSP aegu. Aitäh! Jõudu! Ma veel ühe asja veel ütleks, et Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei oli ju esimene mittekommunistlik partei Nõukogude Liidus. Meie eesmärk oli Eesti Vabariigi taastamine ja EKRE on nagu tänapäeva RSP ainukesena selgelt ja sõnakindlalt Eesti rahvusriigi poolt. Sellepärast ma olengi EKRE-s. Selge, aitäh!